tere, meiega koos on Hanna Bellaaria Hugo Treffneri gümnaasiumist, kes võitis eelmisel aastal õpilaste Wikipeedia konkursi ja Anne Graubner Tammsalu gümnaasiumist, kes on võitnud maailmanädalate konkursi. tere! tere! Meie seminar räägib haridusinnovatsioonist ja haridusmuutustest. Küsin teie käest, kas arengumaades tunduvad haridusinnovatsioonid sama võimalikud kui Eestis? Ja kindlasti, sellepärast, et kui alustasime aastal 2012 koostööd, siis saime teha seda ainult kirjavahetuse teel. Kuid nüüd juba eelmisest aastast on võimalik vahetada videosid ja ka meie sõpruskoolil on nüüd juba arvutid, kuigi mitte palju, aga on olemas ka laptop, mille abil nad saavad vaadata videosid, mida oleme üsna mitmel korral vahetanud. Vaatasime videoid ka nüüd, kui olime seal. Muidugi probleemiks oli see, et tarkvara tuleks uuendada, et arvuti hästi töötaks. Hannabel, kas sinu arvates on arengumaade õpilased ka valmis haridusmuutusteks? Ma arvan, et kindlasti on, sellepärast, et õpilased seal on väga-väga motiveeritud ja aktiivsed. Kui mina viisin läbi nendega interaktiivseid tegevusi, nad tulid väga kiiresti kaasa ja olid hästi huvitatud sellest, olid hästi huvitatud õppimast teistmoodi, kui nad praegu on õppinud ja ma arvan, et see oleks kindlasti võimalik. Kas saaksite tuua näiteid, milliseid innovaatilisi meetodeid või lahendusi kasutasite Šiandas? Ühel päeval käisime õppereisil Kisu muuseumisse ja loodusparki ja õpilased võtsid seda päeva tõesti kui võimalust kinnistada oma eelnevaid teadmisi ja saada ka uusi. Nad tegid pilte, kirjutasid märkmeid üles, küsisid aktiivselt kiitelt küsimusi, nii et ma arvan, et see päev oli neile tõesti väga-väga kasulik ja nad said palju uusi teadmisi ja neile oli väga lõbus ka seejuures. No mina võin sellise näite tuua, et kirjanduse tunnis oli mul klassis 61 õpilast. Kasutasin nendega erinevaid rollimängumeetodeid ja kasutasin Venn-diagrammi tegelaste võrdlemiseks. Ja ütleme, et õpilased said sellega väga edukalt hakkama, nad olid hästi aktiivsed ja tulid kaasa. Muidugi oli tarvis nendele mitte ainult üks kord, vaid paar korda seletada, et nad saaksid aru, mida nendelt nõutakse, aga kui tööülesanne oli selge, tuli see väga hästi välja. Mida selline auhinnareis ühele õpetajale ja õpilasele Eestist annab? Minul andis see reis kindlasti palju, sest mul oli võimalus kogeda tõelist elu Keenias, näha 3 õpilase kodusid, elada nende juures igapäevaselt, näha nende tegemist ja toimetusi ja saada tõeline pilt, kuidas üks Keenia õpilane elab. Ja tulevikuplaanid selleks on sellised, et jätkame endiselt koostööd Muuga keskkooliga. Plaanid on jätkata kirjanduse vallas koostööd, nii et koostöö jätkub. Ja minu puhul avardas see reis väga-väga palju silmaringi. Ma nägin samuti Keenia õpilase igapäevaelu, seda, kuidas õppetöö koolis toimub ja nägin ka seda, kui motiveeritud õpilased on ja see pani mind väärtustama veel rohkem haridust, mis meil Eestis on.